Maria on tagasi. Sellepärast, et kuigi ma olin puhkusel, ärge saage valesti aru. I was busy. Raporteerin teile otse Iirimaalt Dublinist. Ja nüüd jalutamegi ringi. Starbucksi tuleb kunagi Eestis. Aga siin on aknad kinni kaetud ja nagu palju rohkem. Sellel pildil on sügavam tähendus, kui võib esialgu tunduda. See olin mina väga suur osa sellest aastast. Tere hommikust! Ja head uut aastat teile! Uue aasta puhul siin kanalil ma kammisin oma juuksed ära ja kuidagi need näevad välja halvemad, kui need nägid välja enne. Üldse esimene video uuel aastal siin kanalile ma olen hommikumantles. Mõni teist mõtleb, et Marias üldse ei pinguta. Mina mõtlen I am keeping it #real. Kas need on suusapüksid, mis kuivavad mu taga põrandal? Jah. Head uut aastat, sõbrad, ma olen oma väikeselt YouTube'i puhkuselt tagasi ja ausalt öeldes rohkem elevil kui kunagi varem, et uuesti YouTube'i postitada. Maria on tagasi. Pange märkmikusse kirja, pange kalendrisse kirja. Ma endiselt ei ole otsustanud, mis päeviti ma tahan uploadida. Ma arvan, siuke pühapäev võib olla hea. Ja te teate mind, ma armastan uus aasta, uus algus, uued eesmärgid, uus lehekülg elus, uus mina, ma armastan seda kõike. Aga enne veel, kui me kõigest sellest jõuame rääkida, on meil vaja natuke teha catch-upi. Sellepärast, et kuigi ma olin puhkusel, ärge saage valesti aru, I was busy. Ma jõudsin ühe puhkuse ajal käia 2 reisil. Ja ma tean teid. Teile meeldivad minu reisivlogid, nii et loomulikult ma filmisin neid. Minu seiklused Iirimaal ja eelmise aasta kokkuvõte on teie ees. Palun. Tere hommikust, raporteerin teile otse Iirimaalt Dublinist. Minul on alanud jõulupuhkus ja ma ei saaks olla rohkem elevil. Me jõudsime eile õhtul mingi keskööpaiku ehk suht hilja. Magasin ühe pika ja väga vaja mineva öö kõige armsamas hotellis üldse. Mul kuidagi väga joppas hotelli valikuga või võib-olla siin selliselt on jõulud. Kõik oli kaunistatud, kõik oli nii nunnu, kõik oli nii tore. Ma magasin terve öö, ärkasin ainult ühe korra ülesse. Käisime hommikusöögil, see oli kõige maitsvam. No kas kõige maitsvam hommikusöök? Võib-olla mitte, aga seal olid ajalehed, mida lugeda, nii et ilmselt see oli parim hommikusöök. Ma olen nii elevil, et olla riigis, kus ma saan aru, mida ajalehes kirjutatakse. Ja siin olid ajalehed rast hommikusöögi all väljas, nii et don't mind if I do. Aga vaata, need on need crazy välismaa ajalehed, kus nagu on mingi 10 numbrit ühes, vaata. Siis need on see pikk formaat. See on vist see, mida nagu metroos või rongis loed niimoodi, vaata. Kuidas see on nii suur, jah? Ja nüüd on aeg alustada päeva ja ma ei ole ammu ühel linnareisil olnud nii valmis minema ja avastama. Ma olen Dora the Explorer mode on täna. Oota, kas ma peaks tuba näitama kiirelt või? Ma tegin pildi, kui me eile õhtul jõudsime, siis see oli nagu ilus ja nunnu, aga meil on mõnus voodi, meil on aken, kust isegi natukene näeb midagi, mis on alati äge. Meil on vannituba ja siin on eraldi garderoob. Nii et paneme riidesse. Ma olen ainult korra elus käinud talve jopega reisil. Tead, kui nagu alati kui on reisile minek, siis miski pärast sa ei taha panna neid riided, mis sa kodus kannad. Sa oled nagu, ei, ma panen mantle ja 10 kihti alla. Seekord ma olin nagu, ei, käes on siiski talv. Kuidas teile minu kõrva muffid meeldivad, sest ma armastan neid. Ja mul on nii hea meel, et ma need kaasa võtsin. Lämme. Midagi selle juures, kui sa jõuad kuhugi reisile öösel ja siis sa näed nagu öistlinna ja siis sa ärkad hommikul, astud hotellist välja ja näed, milline see päeval välja näeb. Midagi selle juures on nii maagilist. Kui me käisime Lauraga New Yorgis, meil oli täpselt samamoodi ja siin mul on praegu väga sarnane kogemus. Minu esmamuljed Dublinist on 10 vapustavad. First impression oli see, et ülipalju noori inimesi. Me jõudsime laupäeval kesköösel. Seega, võib-olla see oli ka loogiline, aga see oli väga vahva. Noori inimesi on ikka natuke huvitavam vaadata kui vanu inimesi. Nii et see on vahva ja nüüd jalutamegi ringi. Ma just saan aru, et tõenäoliselt see põhjus, miks mul nii hea esmamulje on ja miks mul nii hea tuju on juba puhtalt sellepärast, et õues on päike. Ma olen Eestis viimase 6 ajaga saanud 5 minutit päikest.
Ja mul on tunne, ma võiksin olla praegu ükskõik kus maailmas. Kui taevas on selline, kuskilt särab päike, ma olen õnnelik. Starbucks ei tule kunagi Eestisse. Ei tule või? Päriselt? Pole midagi nagu kohvipaus. Ütleme, ma olen suur fänn kohvipausidel. Pluss meil on päeva esimene tegevus tehtud, mis tähendab, et ma väärin treati. Loomulikult väikene küpsus. Ma olen teist korda elus välismaal komedit vaatamas ja ma olen väga elevil. Londonis oli väga naljakas. Loodame, et sama on siin. Ja sellepärast ma olen hotelli inimene. Pole midagi paremat, kui ma pean arvutama, sest mu kell on 2 tundi ees. 9:30. Hotellis teki alla. Kes on stand-upi vaatamas? Kõik olid naljakad peale viimase mehe, kes oma seti lõpus vaatas mulle otsa ja ütles, et minu poole vaatamine, minuga rääkimine on nagu... Nii et see oli lõbus. Ma vaatan telekat natuke, lähen võtan minu minimaalse meigi maha ja siis lähen magama. Näeme homme. Transition. Reaalselt muidu on hotellituba ülinormilt köetud. Vannituba jääkülm. See on nii külm, nii et ma pean tegema turbo valmispaneku praegu. Nagu ikka, siis me tulime väga väikese pagasiga, mul ei olnud väga palju ruumi. Ainsaks nagu naha puhastavaks tooteks võtsin ma siukse. Sain sellest sünnipäevapakist, mis Loverte mulle kinkis. By the way, aitäh Lovertele, et nad ka seda videot toetavad ja mind alati toetavad. See on Korea bränd APLB. Ja kui ma ei eksi, siis kõik nende tooted, ma jään oma pead, ma olen suht kindel, on nagu ei ummista nahka ja sobivad tundlikule nahale. See on põhiasi, mille järgi ma kogu oma mingit skincare'i vaatan. Ja siis on mulje on väga hea. Ja nagu ikka, siis loomulikult on mul Lovertega sooduskood ka, Maria 20, mis kehtib seekord nahahooldusele ja meigile. Ja minu meelest see on Loverte üks suurimaid tugevusi, et sa reaalselt saad sealt kõike. Ja nagu, et neil päriselt on ka, vaata, lai valik. On tänapäeval iga veebipoe mingi põhislogan või lause. Aga mul on Lovertes päriselt on ka. Näiteks hiljuti lisandus meigi asjadest nende valikusse Charlotte Tilbury. Päris lahe, ma ei jõudnud veel midagi tellida. Teeme siis juba kiire rutiini. Samalt brändilt näokreem, mis on mul juba põhimõtteliselt otsas, mis mulle väga meeldib. Siuke kerge, aga mitte liiga kerge. Mul on minu vana hea lemmik Madarat 7 kreem. Üks universaalsemaid tooteid, nii meeldib mulle. Ka clean. Need ei tekita mingeid punne ja ummistusi juurde. Ma panen kohe siia peale. Mul ei ole aega mida raisata täna. Siis umbes niimoodi panen. Reaalselt kätega lihtsalt panen. Ja ta nagu lihtsalt annab selle natukese midagi. Ja nüüd ma teen midagi, mis tegelikult vist on kriminaalne. Aga selleks, et natuke värvi oma näkku tuua. Ma võtan nüüd puudri, sellise Benefiti minisuuruses puudri, mis mulle nii väga Loverte puhul meeldib, ülipõludele lastele minisuurused. Ja ma panen seda otse. Kas ma peaks panema puudri siia alla? Jah. #break the rules. No ma ei tea, kas te näete, aga ma tunnen, et mul on mingi nagu värv on ikkagi näos. Nii, nüüd loomulikult vana hea NYX Brow Glue. Mõned asjad ei muutu vist kunagi minu rutiinis. Pluss on nii hea väike. Ma isegi ei võtnud juukseharja kaasa. Ma tegin TikTokis video hiljuti, kus ma proovisin erinevaid huuletooteid Lovertest. Ja ma võtsin ühe kombodest kaasa. Meil on Maybellini Lifter Liner toonis 05. Siuke. Ja siis Maybellini Lifter Gloss toonis 08 Stone. See on nii ilus värv. Oh my god. Ma tean, et siuke oranžikas ei ole
kõikide cup of tea. No sellel huulelaikel on nii palju värve, aga ma olen avastanud, et see sobib mulle imehästi. Ja kui ma ei kanna palju meiki, siis vaadake, see huuletoode reaalselt praegu äratas mind ju ellu. Ma olen valmis minema õllemuuseumisse, kuigi ma ei joo õlu. Ma olen valmis minema shoppingule, leidma häid asju. Ja ma olen valmis eelkõige minema hommikust sööma, sest mul on kõht nii kuradi tühi praegu. Kui ma olen teiega aus, siis ma ei ole mentaalselt, emotsionaalselt ega spirituaalselt valmis kummituse tuuriks. I'll report back. Muidugi siin ehmatati meid jumpscare'iga. Ma killusin. Ma ei tea, kas te näete, aga siin on aknad kinni kaetud ja nagu palju rohkem. Oh, girl. How's it going, folks? Welcome aboard! Ma ei taha minna. Ghostbusters, looking for a bit of a scare, yeah. Ghost stories. Our story begins in the year 1902, when a man by the name of John Francis Byrne and his cousin Mary Byrne were looking for affordable housing in Dublin. Oi kui hea on olla toas. Mul selles mõttes oli õigus, et ma ei olnud valmis selleks, eriti võrreldes sellega, mis me Londonis käisime, see oli väga palju hirmsam. Seal olid kohe jumpscare'id, kui läksid bussi peale, seal oli mitu näitlejat, nii et kui nagu vahepeal tulime välja, räägiti mingit lugu, siis nagu mõni muu inimene tuli ehmatas sind. See oli väga hirmus, aga peale nagu esimest tundi ma olin nagu, kuulge, mu närvisüsteem ei ole mõeldud enam selleks, nii et meie imeväikse tee selles kõige nunnumas hotellil lobis ja ma lähen nüüd magama. Ma hakkasin magama minema ja mulle pesus meenus, et täpselt enne kui ma siia reisile tulin, ma sattusin YouTube'is vaatama Sydney aasta kokkuvõtet, mis oli nii tore ja ta ütles seal, et ta mäletab, kui ma tegin iga aasta kokkuvõtteid, et ma peaks selle tagasi tooma. Ja siia lennates ma scrollisin läbi selle aasta camera rolli ja lihtsalt enda jaoks nagu seivisin igast pilte. Ja siis ma mõtlesin, miks mitte teha see mini aasta kokkuvõte, tõesti keep it brief. Lühidalt, mis pildid, momendid, hetked ma endale sellest aastast seivisin. Äkki mul endal ka tore kunagi tagasi vaadata. Esimesena ma avastasin väga palju jõuksi progress pilte. 2024 oli siis vist aasta, kus ma tegin kõige rohkem trenni oma elus ja aasta alguses mul oli endiselt siuke väga tugev jõuksis 4 korda nädalas energia ja mitte, et see sellel aastal oleks ära kadunud, aga ma selles mõttes võtsin asja palju rahulikumalt. See esimene jõusaali hoog, see nagu obsession uute harjutuste avastamisega, obsession üleüldse jõusaaliga nagu mõnes mõttes sai läbi, aga teistpidi jõutreening ikkagi on osa minu elust ja rutiinist, et see aasta ma ikkagi tean, et ma pingutasin, ma show up isin, aga ma ei olnud sellest nii obsessed ja võib-olla sellepärast ka nagu ma ei tunne, et see oleks olnud keskne temaatika sellel aastal, pigem nagu üleüldiselt tervis oli ja tervise kontekstis võib-olla uni on näiteks siuke asi, mis oli palju olulisemal kohal see aasta. Ma nagu esimest korda hakkasin oma unega tegelema ja ma pean selle osas teile eraldi update'i tegema millalgi. Aasta alguses käisime me Taisannaga, kes mäletab seda vlogi. Kõik oli väga tore, väga vahva, kuniks me sattusime siis on ju haiglasse. See andis nagu stardi paljudele reisidele see aasta, kus ma olin järjest haige. See on mind ka nüüd eriti aasta lõpus viinud nagu tervisega tegelemise juurde, stressiga tegelemise juurde, aga mul tunne, mida see reis mul eelkõige õpetas, on see, et ükskõik kui pekki võivad asjad minna. Ma aasta pärast mäletan ikka ainult häid asju ja see oli esimene reis, kus ma Annaga kahekesi käisime. Esimene ka siuke pikk reis nii kaugelt kodust koos temaga ja see oli no kõige parem aeg üldse, isegi kui me olime fucking haiglas. No iga mõne tagant meenutame ja naerame nii, et kõhud kõveras. Siis, mis on minu aasta highlightis, see, et Laura käis Coachellal.
reaalselt see, et minu õde käis Coachellal ja see, kui väga tema jaoks nagu see aasta, see oli siuke õide puhkemine sisuloome valdkonnas. Rääkides sisuloome valdkonnast, siis see aasta sai mul ju täis 10 aasta YouTube'is sünnipäev. Me tegime Sydney'ga isegi video selle raames, kui te mäletate. Mul on seivitud nagu see, kui YouTube'i äpp mulle seda teada andis. Ja see oli nii tore, mul on nii hea meel. See on naljakas, sest selle aasta alguses ma ütlesin endale seal sama Stai reisil, et see aasta on katsetamise aasta ja ma ka mõtlesin seda võib-olla töövaldkonnas. Siis ma tunnen, et see sai nagu teoks, sest ma tõesti, kui ma vaatan tagasi, ma tegin nii palju erinevaid asju see aasta, mis ei ole nagu halb, aga kellelegi, kellele meeldib, et asjad käivad plaani järgi igavesti, see võib-olla ei olnud kõige kergem, sest ma tundsin, et alati, kui mingi asi lõppes, isegi kui see oli planeeritud lõppema, siis ikka sul on siuke tunne, et jälle ma nagu vahetan suunda, jälle ma proovin midagi uut. See ei olnud nagu alati kõige lihtsam, aga ma arvan, et uueks aastaks valmistas see mind väga hästi, et ma olen väga elevil, mida siia YouTube'i kanalile, aga ka mujale sotsiaalmeediasse on uuel aastal minu poolt tulemas. Lauraga podcast on mul siin ka loomulikult märgitud, mis oli väga vahva seiklus, õpetas nii üht koma teist, aga jälle nagu iga asjaga vaatad tagasi, meenutad ainult ikka kõige paremat ja see oli nagu tolles hetkes nii suur asi, nii suur projekt, sinna läks nii palju meie energiat, nii et see on mul siin ja mul on ülihea meel. Mai jooksul osalemine jõudis ka siia albumisse. 7 kilomeetrit jooksu oli selline füüsiline eneseületus, enne seda ma ei arvanud, et ma selleks üldse võimeline olen ja tähistab ka natuke võib-olla siukest mitmekesisust spordivaldkonnas, mis ma arvan, et tuleb järgmise aasta märksõnaks ka, sest kuigi ma armastan jõusaal ja jõutreeningut, siis ma olen väga siuke inimene, kes vajab vaheldust ja jooksmine oli minu jaoks üks vaheldus see aasta. Veel ühte reisi tähistamaks on mul siin pilt koos Annaga, kus me käisime tema sünnipäevareisil Rootsis Tate McRae kontserdil ka ja ma arvan, et see oli üks mu top reise see aasta. Kroonika meelelahutus auhinnad, kus ma esimest korda elus käisin, miks ma selle ise panin? Kas mul lihtsalt väga meeldis see kleit, mis mul seljas oli? Ma ei ole päris kindel. Siis mul on väga haiged pildid sellest, kui ma käisin jaanipäeval Pärnus. Loomulikult sadas tervaeg vihma ja ma olin haige ja ma võib-olla rohkem paningi selle siia. Ütleme, sellel pildil on sügavam tähendus, kui võib esialgu tunduda. Ja see on seotud üleüldiselt kõikide nende haigeks jäämise ja stressiga ja selle tsükliga, et töötad ennast üle, oled nii stressis, et haigeks, repeat, on ju. Ja ma kuidagi tundsin, et see pilt peab siin olema, et kui ma tahan aastate pärast vaadata tagasi seda aastat, siis see olin mina väga suur osa sellest aastast. Laulupeol käisin esimest korda, mis oli nii vahva ja see, et ma veel sain Leiburiga koostööd teha ja koostöö raames seal olla, see oli lihtsalt unistuste koostöö. Siis mul on pandud Barbara sünnipäevast siia üks pilt, sellepärast et reaalselt ma tegin see aasta ka vision board'i, aga ma tegin seda suht suvaliselt või nagu ma ei mõelnud nii väga läbi, aga siis mõned pildid tulid nagu üks-ühele teoks päriselus ja üks nendest piltidest toimus Barbara sünnipäeval ja see on kindlalt üks mu aasta highlight. Siis tööalaselt ma panin siia ka minu üürikeseks jäänud kooliõpetaja Maria podcasti era, sümboliseerimaks julgeid uusi alguseid, sest seda see oli ja teistpidi ka seda julgust siis aktsepteerida, kui miski ei toimi või miski ei mängi välja täpselt nii, nagu sa ette kujutasid ja lihtsalt minu jaoks nagu kuidagi sellisel moel kaameras üksi esineda oli mingil kummalisel kombel nagu suur eneseületus. Nii et ma panin selle ka siia. Nii ja viimaseks on mul 2 sündmust veel. Esimene on minu poliitika era, mis on kindlalt nagu tööalaselt üks selle aasta highlight ja kõige naljakam on see, et ma nagu üldse ei näinud seda tulemas, see ei olnud üldse planeeritud. See oli kõige siukse mõnes mõttes nagu spontaansem karjääriharu, mis mul üldse on olnud. Lihtsalt olime nagu, millest see? Me käisime linnapead intervjueerimas ja siis me olime nagu, et issand, et nii hea oleks, kui oleks mingi ülevaade kõikidest erakondadest ja reaalselt niimoodi. Me olime nagu, me peame ikka, keegi peab selle video ära tegema. Ma nagu poleks üldse arvanud, et sellest terve mingi era välja kujuneb, mis ka sellel aastal tõenäoliselt jätkub. Nii et see on kindlalt üks aasta highlight üleüldse nagu kõikide nende poliitikute intervjueerimine on aasta highlight, sest see ei olnud kergete killast ja ma arvan, et kui keegi oleks mul 2025 aasta alguse öelnud, et ma hakkan seda tegema, mul oleks olnud väga hirmus. Nii, ja viimaks ma panin, mul on siin mõned reisipildid veel, aga kõige viimaseks ma panin oma sünnipäeva
sest tavaliselt minu jaoks nagu aasta lõpeb sellega, siis tulebki jõuluaeg, aga põhimõtteliselt juba sama aeg, mis oli veedetud kõige lähedsamate inimeste seas. Ja täpsemalt see, kui mina ja Anna käisime seal spaas ja nagu palun vaadake seda pilti, me ei ole kunagi õnnelikumad välja näinud ja ma kuidagi tunnen ja, et see aasta sünnipäev oli ka eriti tore ja andis nii hea lõpu aastale. Ja tegelikult ma arvan, et ma lisan siia kindlasti ka mõne pildi sellelt reisilt, sellepärast et kuidagi jah, see nagu jõulu ja aastavahetuse aeg, ma nii ootasin seda, et saakski võtta rahulikumalt ja anda aega selle uue aasta inspiratsiooni tekkimiseks ja mul on tunne, et see on tekkinud. Nii et ma raporteerin teile tagasi järgmistes videotes, kuidas ja kas ma oma vision boardi sain valmis, tegelikult meil on juba planeeritud Annaga terve õhtu, kui ma seda koos teeme, nii et ma olen täiega läbil. Kommenteerige alla, mis oli mõni teie 2025 aasta highlight või õppetund. No õppetund on siuke deep, et kui tahad jagada, ma oleksin väga huvitatud, aga kui mitte õppetund, siis milline oli highlight? No highlight'e te minu omi just kuulsite, kui ma peaks nimetama ühe õppetundi. Mul on tunne, et nagu neid oli, terve 2025 aasta oligi üks õppetundide aasta, mul on siuke tunne ja ilmselt iga aasta on nagu iga aasta lõpus, see aasta on nii pikk aeg, ma olen alati mingi appi, ma õppisin nii palju enda kohta, aga ma kuidagi eriti kirjeldaks seda möödunud aastat niimoodi, sest ma kuidagi tundsin, et ma võib-olla just nagu tööalaselt või üleüldse elus nagu jooksin peaga vastu seina rohkem, kui võib-olla eelmistel aastatel on tundunud või võib-olla ma nii palju analüüsisin seda, et nüüd see on see, kuidas ma seda meenutan, aga tõesti neid õppetunde oli nii palju, ma arvan, et kõige tähtsam õppetund, mida saab ka tsitaadiks nimetada, on see, et sul võib olla elus miljon probleemi, aga kohe, kui sul on tervis korrast ära, siis jääb alles ainult üks probleem. Ja see on see, et sul pole tervist korras või et pead terveks saama. Ja see on nii nagu siuke vana hea ütlus, aga see on nii tõsi. Ja vaadates, kui palju ma see aasta haige olin, see tõesti sundis mind vaatama enda sisse ja aru saama sellest, nagu mu perearst ütles ka seda, et nii paljud meie generatsiooni nagu noorte haigused on stressihaigused ja ma olin alati nagu sure, stressless on ju, aga et mida see päriselt tähendab, kuidas üldse oma elus seda päriselt teha saad, see oli suur õppetund ja üks paljudest. Sellel sügaval noodil lähen ma magama. Head ööd!